Enne kui te video vaatama hakkate, siis ma just ütlen, et terve video pealt näeb välja, nagu mul ei oleks seda kulmu, sest et päike paistis täpselt peale ja siis ma pool videost nägin välja, nagu ma oleks mingi kulmutu, aga see ei ole nii, et kulm on täitsa peas siin. Nii et jah, lihtsalt igaks juhuks ütlen selle ära. Vaadake video nüüd. Bye! Kas ma teen selle intro või? No tere taas! No nii, tere taas! Tänane video on taas kord täiesti teistsugune, nagu ma olen varasemalt teinud, sest et kui te vaatasite mu ühte eelnevatest videotest, mille nimel siis exposin iseennast, siis seal ma avalikustasin selle, et ma kunagi olen YouTube'i varasemalt ka teinud 2 korral. 1 korral tegin siis üksinda, see oli 2013 aastal ja siis teine kord tegin koos oma tolleaegse parima sõbrannaga. Ja need videod, millele ma hakkan hetkel reageerima, on sellest esimesest YouTube'i karjäärist. Ma ei tea, kas ma olen valmis selleks. Ma kus ise umbes 6 kuud tegin YouTube'is videosid. Ma tegin neid inglise keeles ja ma tegin neid One Directioni teemadel, sest et tollel ajal ma olin nagu ulme One Directioni fänn, nagu siin on lihtsalt see on nagu the tip of the iceberg. Ja te küsite, kas ma olin One Directioni fänn, kas mulle meeldis One Direction, kas ma hoidsin alles kõik need pakendid, milles ma kõik need merch'i asjad sain? Jaa. Kas see on piinlik? Jaa. Kas ma olen ainuke, kes seda tegi? Ei. Kas ma tunnen ennast selle pärast paremini? Jaa. Nagu, mul oli hambari. See ei tööta vahepeal. Siis mul oli see karu ka, eks ole, selle ma võtsin kuskilt sellest, see mänguautomaat, kus see asi läheb, siis niimoodi võtab, eks ole. Selle võtsin, eks ole. Ja nagu see on lihtsalt nagu 1/10 nendest asjadest, mida ma tollel perioodil siis endale kogusin. See oli vist see, kus nagu ma hakkasin rohkem YouTube'is käima. Ja siis ma nägin neid One Directioni teemalisi videosid. Ma olin nagu, oh my god, ma tahaks ka. Aga nagu eesti keeles või nagu eestlaste seas ma ei teadnud nii palju siis neid nagu One Directioni fänne tollel ajal. Ja siis ma mõtlesin nagu, et kellele ma siis nagu neid videosid nii-öelda teen, kui keegi väga ei huvitu nendest siin. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen seda inglise keeles. Ja ma tegin seda, umbes tegingi pool aastat. Ja see hetk, mil ma selle ära lõpetasin või see põhjus, miks ma selle kanali ära lõpetasin, oli see, et ma sain ühele videole tollel ajal. Ma arvasin, et see on väga-väga palju vaatamisi. Siiamaani ma arvan, et see on ikkagi suur hulk vaatamisi. Ma sain 6000 vaatamist. Nagu kui sa oled mingi väike 13-aastane tüdruk Eestis, teed One Directioni videosi inglise keeles. Kõik need videod, mis ma panin, ma võin nagu üpriski nagu suvaliselt üles, et nagu ma ei oodanud, et ükski neist nagu saaks vaatamisi või nagu umbes suurel hulgal vaatamisi. Ja siis peale seda, kui see video, see oli mingi paar kuud üleval olnud, äkki see oligi mingi 2 kuud üleval olnud. Ja siis ma vaatasin, nagu ma kunagi ei vaadanud oma statistikat, ma ei vaadanud kunagi palju mul vaatamisi ja mul nagu see kuidagi numbrite pool oli täiesti nagu pildist väljas. Ja siis, kui ma nägin, et seal oli 6000 vaatamist, ma tundsin ennast, ma olin nagu, ma olen kuulus, ja siis ma olin nagu, aga siis kõik saavad teada ja siis nad hakkavad mind norima ja siis ma olen nagu see YouTuber, keda jälle noriti sellepärast, et ta YouTube'i teeb ja siis ma mõtlesin, et ma panen selle kinni, sest et ma ei tahtnud, et noritakse. Ma ei ole mitte kellelegi neid videosid näidanud ja tollal ajal teadsid mu YouTube'i tegevusest ainult mu ema ja mu õde. Aga ma nendel ütlesin ka nagu mingi mega hilja, kui ma olin juba paar kuud seal tegelenud. Ja siis ma mõtlesingi, et oleks tore koos reageerida nendele videotele. No okei, kõik, ma ei pläkuta enam, vaid ma panen kohe esimese video käima ja alustame selle Cringe Festiga. Reageerime siis mu room tourile. See video on nagu kuidagi üliväikses formaadis ka, ma ei tea miks. Küllap töötluse käigus mul midagi läks seal, aga noh. I'm just going to do One Direction, just a room tour. So yeah, let's get started. Aga kas te nägite mu neid kõrvale kõik ka või? Ma suht kindel, ma tegin nüüd ise. My door. Then here's my sister's bed, here's mine. Me õega jagasime tuba tol hetkel. And here's Ariana. And here's some One Direction pictures and some... Ja kui te ei kuule väga hästi mu rääkimist, siis on sellepärast, ma ei osanud väga sätitada taustamuusika ja enda rääkimise heli, ehk siis mu juttu võib-olla ei ole nii hästi kuulda, aga ma üritan panna võimalikult paljuks. Some of them are like double-sided and so difficult to choose which side I should put. Selle asemel kattida välja see I should. Ma lihtsalt jätsin selle kõik sisse. On my wall and then you can't attack Liam. You can't attack Liam. Ja my cat is awesome. See on mu kass siis. Say hi. Where are we going?
He always comes. see on Room Touri, ma filmin oma kassi nagu mingi 10 sekundit lihtsalt. Comes. Oh yeah. And he's... ja nüüd ei ole üldse kuulda, mida ma räägin. jälle kass. terve video on fookusest ka veel. raamatu mul ikka veel siin. Need ajakirjad on mul ikka veel alles. And just, I think that that's all. And please subscribe me, like the video. I'm just gonna send you a few things. See oligi video lõpp ja teil isegi video lõpus ei olnud kuulda, mida ma rääkisin. No see esimene video esiteks, nagu siin kuulda oli või kuulda ei olnud, siis mind ei olnud üldse kuulda, sest et nagu ma ütlesin, see muusika ja see vahekord oli mul üli vale ja sassis ja ma rääkisin ülivaikselt ka. Tore, et inimesed seda nägid. Siis mul on ülipalju sellised nagu DIY videosid, ehk siis õpetasin, kuidas asju teha. Aga okei, mul on nagu üks, kus ma olen teinud nagu muusikavideot ka. ja see on nii halba juba teha, ma mäletan nagu selle tegemist. One Directioni laulu I Would video cover, ehk siis lihtsalt tegema muusikavideo sellest. Lately I found myself thinking, been dreaming about you a lot. Ma vaatasin, terve aeg vaatasin sinna, ma filmisin siis peegelkaameraga, aga see oli esiteks fookust väljas ja ma vaatasin kõik sinna viewfinderisse, nagu milline ma välja näen. Ja see lips, mul oli One Directioni särk seljas. And up in my head I'm your boyfriend, but that's one thing you've already got. He drives to school every morning. See bussika veel alles. While I walk ja nende paberdel mul olid sõnad kirjas, aga kuna ma panin selle mingi värvilise videoefekti siia peale, siis mitte midagi ei näe lihtsalt. alone in the rain, he'd kill me without any warning. If he took a look in my brain, would he say he's in that love-e? Well, if it was me, then I would. Would he hold you when Naial oli mu lemmik, kes ma hoidsin tema pilti nagu siin. feeling low? Maybe you should know that I would. Would he say he's in that love-e? Well, if it was me, then I would. Would he hold you when you're feeling low? Maybe you should know that I would. Back in my head we were kissing. Tilistasin ka. I thought things were going alright. With a sign on my back saying kick me. Reality ruined my life. It feels like I'm constantly playing a game that I'm destined Kurustad sõnad ära ja sa ei jaksa lauda. to lose. 'Cause I can't compete with your boyfriend. He's got 27 tattoos. 27, ma ütlesin 20, aga siis ma ütlesin nagu 5. Would he say he's in that love-e? Well, if it was me, then I would. Would he hold you when you're feeling low? Maybe you should know that I would. Would he say he's in that love-e? Ma mingi L, ja siis ma panin siia üles teksti, love. If it was me, then I would. Would he hold you when you're feeling low? Maybe you should know that I would. Laulsin lihtsalt Naiali pildi ära. Would he please you? Would he kiss you? Would he treat you like I would? Would he touch you? Would he lead you? Would he love you like I would? Would he say he's in that love-e? Well, if it was me, then I would. Would he hold you when you're feeling low? Baby, you should know that I would. Would he please you?
selle asemel, et enne video tegemist ära õppida LOVE onju, ma video ajal pidin kätte. See oli no cut, no actual editing, lihtsalt ühe korraga filmitud muusikavideo. Tehke järgi, palun. Mul oli otseselt nagu piinlik, sest et nagu I was so precious back then, I was a small little kid wanting to do YouTube, trying to make it, aga okei, vaatame 2 videot. Mul on üks on mini 1D haul. Nagu juba spoiler, see fookus nii väljas. Okei, it's fine. So hi, this is going to be like very small One Direction haul. Like my dad bought me. I'm trying to make it as quick as I can. Ma tahtsin seda ülikiiresti filmida sellepärast, et mul vist õde või vend, ma arvan, et ta hakkas koolist koju jõudma ja siis ma pidin nagu ruttu filmima, et keegi ei teaks, mida ma teen. My dad bought me this One Direction. Ja siis mu isa töötas sel ajal Soomes ja siis Soomes oli rohkem One Directioni merch'i ja igasuguseid neid siis jubinaid, ehk siis mu isa vahepeal ikka tõi mulle sealt midagi, mingi kleepse neid rinnavärke. One Direction badges. Like here's One Direction. I'm going to keep the package or something. Here's One Direction. Here are the names: Harry, Zayn, Niall, Liam, and Louis. Here's One Direction logo, and here is a picture of them. And I got this pop magazine. I think it's like December one or something because it's like it says like free One Direction wrapping paper and Free One Direction wrapping paper. Kui keegi aru ei saanud. the wrapping paper looks like this. Yeah, and I'm not going to use it like definitely. Sorry. See oli filmitud märtsis ja ma ei tea, miks ma alles nüüd selle ajakirja ostsin või sain. Then Libuawa Young. Ma ei saa aru pooltest asjadest, mida ma siin räägin. Then here like these. Sorry. Gift tags. Zayn, Louis, Liam. There is a poster of Liam. Like Niam, kui te teadnud, siis nagu need nende ship name'id olid või nagu umbes, et Niall ja Liam, see on nagu Niam ja siis mingi Harry ja Louis on, mis oli? Larry, jah, Larry oli nende ship name. Niall and Liam. And yeah, here's Niall and Harry. I'm going to show you all the posters because I just this poster of Harry, and I thought it's kinda that I've seen this somewhere before, and then Fokusseerida. so these are like exactly the same posters. You can see them like this is a little bit bigger, like zoom in or something like. See poster, mis ma sain, see oli juba just teises ajakirjas ka täpselt sama pilt, ainult teine see raam oli ja ma olin mingi nagu mingi conspiracy. How to say it? Like they're exactly like tire or something. It's like exactly the same one. And like what? Sorry, someone was calling. Fun fact, keegi ei helistanud mulle, vaid ma panin lihtsalt oma telefonist laulu, et nagu keegi helistaks mulle, sest et ma miskipärast arvasin, et see on lahe, kui sa filmid ja sulle keegi helistab. Nagu, et siis sul on sõpru või midagi, ma ei tea. On? Sorry, anyway, I'm back. So these are like exactly the same posters like a toy. Täpselt sama juttu uuesti. I'm going to open them because they are exactly the same. You can see it. The clock on his hand is like the same, and the time or whatever is same. So these are the same pictures, only the other frame. So yeah, I hope you like this video. Please subscribe. Selle päeva meil oli koolis oli stiilinädalis, meil oli neoonvärvid minu arust ja mul laugudel on siuke roosakas lauvärv ja silmal on ristmatuš, sest et see oli mu trademark kogemata, sest et mul kogu aeg smudge'is ära see. Ehk mul oli seljas siuke oranž neoon kirjaga siis see T-särk. I hope you like it. Now you can see my randomness or something. I did. Ma suhteliselt, et ma mingit laulsin või tõmplesin siin.
I'm just the underdog who finally got the girl. And now you're ma siis kasutasin neid efekte nagu I was the OG YouTuber back then. not ashamed to tell it to the world. Tonight, let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only met, but let's pretend it's love. I'm trying to be okay. I'm trying to be alright. ja siit on kuulda, kuidas ma nagu sosistan üle nendest sõnadest. Just don't feel right. And I'm like, tonight, let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only met, but let's pretend it's love. see oli kõik. ja inimesed vaatasid neid videosid. okei, ja nüüd me vaatame selle kuulsa video ära, see, mille pärast ma Youtube'i kanali kinni panin või mille pärast ma videod maha võtsin. see oli siis DIY One Direction phone case to every phone. tegelikult on ju for every phone. igatahes tal on 5900 vaatamist, ehk siis peaaegu nagu 6000 ja siis ma olingi nagu ma ei saa edasi jätkata, kui ma nii kuulus olen. alguses minust see nagu otseselt ei blow up inud ega midagi, aga siis nagu järsku ükskord, kui ma läksin nagu statistikasse, kui ma avastasin siuke asi nagu statistik. oi jaa, see video hakkas ise tööle ja oi, mul intro laul oli ülivaljult. lihtsalt vaatame selle video ära, see on One Directioni phone case tutorial, kuidas teha siuke telefonitagus, mis sobib igaühele. see on filmitud ülihalva nurga alt. väga palju. So hard. It's going to be kas te juba saate aru, mida ma mõtlesin? nii halb. a DIY video on how to make this One Direction phone case, because if you have like a crappy phone I had a crappy phone back then. see oli Huawei. like I do, and then ja Huawei mudelitel ei olnud üldse One Directioni taguseid. tollel ajal oli ainult minu arust iPhone'idele, mingitele nii-öelda tuntumatele nagu Android telefonidel oli taguseid, aga minu telefonil ei olnud. and there's no One Direction phone cases like there's no One Direction phone cases to buy, then you can make yourself this one. It doesn't matter what phone you have. phone you have. Yeah, quite good one. So I'm going to put as you can see, this is how my case came out. So yeah, so let's get started. So things you will need are clear tape. ja nagu ma isegi nagu panustan sellelt enda selja tagant nagu kuidagi ära koristasin, nagu mind reaalselt ei huvitanud see, milline taust oli, milline mina oli, vaid ma lihtsalt tahtsin nagu nende siis toota seda nagu sisu siis rahvale. And just some small accent clippings, or just printed out pictures but small ones. I seriously recommend like I don't know, that size maybe. Wait to focus. panin nagu You suuga. can see like this size because it's better, and you can have like more pictures on. So let's get started with it. So first you take, and also you're going to need your phone case, and to take your phone case, then let's say I want this I want this picture here, so I want to click this and just miskipärast nagu näete, siis see nagu video ise nagu kuidagi liigub räägid selle mustal taustal. ma ei tea, mis glitch sellega oli, aga you are going to cover it with clear tape, or I did that. I just put some random like One Direction clippings and put them like behind, but you have to have or like your camera hole, and ma vaatan sellest tagusest lihtsalt läbi. I have like this thing here.
I don't understand what these are, then you just, let's say, I know these don't fit, but I'm just going to put them on so you can maybe just see a little bit like how they look on. So let's say this is like all you want your pictures to be, so you just clear tape it all over, and as you can see I have clear taped it all. So sorry. So this is how you make your One Direction phone case. I hope you liked this video. Please subscribe. Tell me if it helped you, because yeah, I hope it helped you all. So please don't copy it, or like, I know, don't copy, and I know, don't send me any hate. And so yeah, tell me, did you like this tutorial or DIY? And tell me, did it help you? And you can just put like one picture on also, but I did a collage. So bye. igatahes see oli siis see viimane video, nagu selles suhtes nagu props to me, et ma üldse tegin neid videosid, ma laadisin neid kellelegi vaatamiseks ja nagu samas mul mõnes mõttes on nii kahju, ma olin nii mingi self-conscious ja nagu oh my god, mida keegi arvab, kui ta näeb seda videot. Ma ei tea, tore, ma sellest mindset'ist olen nagu üle saanud. See oli 2013 aastal, eks ma olin siis 13-aastane ja mul oli ma olin inglise keelt õppinud vist 3-4 aastat. Nagu ma olingi selle inglise keele pärast, ma olin just nii nagu self-conscious, kuna ma olin mingi, issand, ma ju ei oska hääldada kõike, mingi ma ei oska rääkida nagu jaa, nagu ma ei oskagi, kuna ilmselt kui see ei ole emakeel ja sa oled 3 aastat õppinud, siis sa ei saa selles olla kohe nii hea. Jah, see oli minu see One Directioni videotele reageerimine. Mul on veel üli palju sellise tavalisi videosid või nagu neid One Directioni ajast videosid. Ehk siis, kui te tahate neid näha veel, et äkki ma reageerin kas oma vanematega või venna või õega või sõpradega. Kui te tahate neid näha, siis jätke see alla kommentaaridesse või saatke mulle Instagrami DM. Et eelmise videoga mulle meeldis väga see tagasiside, mis ma sain ja nagu sellest kõik, kes te siis andsite tagasisidet, kirjutasite või ütlesite midagi, et ma väga-väga tänan teid selle eest, sellest nagu päriselt, see tähendab mulle väga-väga palju. Aga kui sulle meeldis see video, siis pane kindlasti like ja kui sulle ei meeldinud see video, siis pane teisest like, see on ka täiesti okei. Ja kindlasti võite subscribe ja telli nuppu, kui sa tahad näha ka teist osa sellele videole, sest et mul on reaalselt, ma ei tea, 60 videot äkki või? Ehk siis mul on palju videosid, millele veel reageerida. So yeah, I hope you like this video. Please subscribe. So bye.